Mina räägin teile siis nüüd konkreetselt nendest asjadest, mida süüa ja söödavatest õitest meie taldrikul. Rohkem ei tutvustagi, ütlen lihtsalt, mis on minu eesmärk siin elus. Inspireerida ja motiveerida. Ja sellepärast ma räägin ka õitest. Sest õied on sellised asjad, mis ei jäta mitte kedagi külmaks. Aednikke paeluvad alati õied. Õied pakuvad meile erinevaid emotsioone, nad on etaloniks nii ilu mõttes kui ka muude selliste tundmuste mõttes. Nad tekitavad tõesti seda emotsiooni ja just toidulaual nad pakuvad sellist luksust. Ja nad ei jäta ka toidulaual kedagi külmaks, et tihti, et tekib küsimus, kas ma tohin või ei tohi, kas ta on hea või ei ole hea, et ta tekitab seda miskit. Ja miks mina armastan õitest rääkida, on just see viimane mõte, see nii-öelda esimene samm. Et õied võiksid olla nii-öelda uutele sööjatele, eeskätt siis lastele näiteks, selleks nii-öelda esimeseks sammuks, miks teha tutvust suuremal määral taimsema valikuga toidulaua peal. Ja veel laiemas mõttes, miks mulle meeldib õitest rääkida, et jah, ta on see esimene samm, aga õied on hea sümbol sellele, et taimed meie toidulaual pakuvad mitmekesisust, lisaks sellele, et nad pakuvad seda ilu ja tervist. Õied tekitavad seda värvi sinna ja suurema tõenäosusega just uuemad sööjad võiksid tahta teha tervislikumaid, taimsemaid valikuid. Ja et lisaks siis sellele silmailule on nad ka kehale kasulikud. Hästi palju näiteid, mida ma ka kohe varsti toon. Mul on teadusartiklite põhjal need toodud, et need ei ole mingisugused asjad, mida ma olen kuidagi välja mõelnud ise või oma keha järgi proovinud, vaid need päriselt ongi teaduslikult tõestatud, et neil on see kasutegur ja siis nii kehale kui ka hingele, et nad pakuvad seda kosutust. Ja siin on 3 väga lihtsat toitu, mis on kaunistatud õitega, mis ongi minu enda kodu perekonna toidud. Üks on salat, üks on sellised kiired vahvad suupisted ja 3. on siis praad, mille ma olen kaunistanud rikkalikult toitudega. Nüüd konkreetsemalt. Et alustan sellest, mida ei tohi, enne kui hakkame tohtima asju. Et need õied, mida toidulaual kasutada, peaksid või võiksid olla sulle, et sa tead, mida sa sööd. Et sa ei söö tundmatuid asju. Toitlustusettevõtetel on selles mõttes lihtne, et toitlustajad ei tohigi pakkuda õisi, mis ei ole söödavad. Et selles mõttes saab nagu olla kindel, et toitlustaja ei hakka sind mürgitama. Aga kui nüüd ise oma aiast või siin kogukonna aiast kuskilt neid õisi noppida, et ole kindel selles, mida sa tarvitad. Ole ka kindel selles, et ta ei ole mürgitatud, teda ei ole kuidagi töödeldud. Ehk siis välistatud oleks kõiksugused aianduspoodidest ja lillepoodidest pärit õied. Kindlasti oleks väga mõistlik mitte mürgiseid asju süüa, et muidu see on see ühekordne lõbu siin elus, see õie söömine. Nad võiksid olla puhtad. Et see tähendab puhtus siis selles mõttes, et mõni sõber ei oleks seal peal just jalutanud, mõni tigu või nälkjas ei oleks seal tegutsenud just vahetult. Nad võiks olla sõprade vabad, ehk siis kui seda loomset valku ei soovi, siis võiks need putukad sealt maha raputada. Ja tegelikult ka kaitsealustest taimedest võiks eemal hoida ennast. Ja selline isiklik lähenemine ning allergiat, selle all ma mõtlengi seda, et söödavad õied ei ole mingisugune uus asi. See tegelikult on juba päris pikk praktika, aga kui sa enda elus ükskõik mis taime või toitu esmakordselt tutvustad oma kehale, siis kuula oma keha ja vaata, kas ta sobib sulle või ei sobi. Ehk siis see isiklik lähenemine, et kas ta sobib su kehale, kas ta tekitab mingeid reaktsioone, mingeid allergiaid, lööbeid asju. Et üldiselt allergiaid põhjustavad tavaliselt tuultolmlejad ja tuultolmlejatega on õnneks see, et neil ei ole väga silmapaistvad õied.
Ja nagu ütlesin, toidulaual ei ole see söödavate õite teema üldse uus, et on leitud viiteid juba 2000-3000 aastat tagasi, on tarvitatud erinevaid asju, erinevaid õisi sellest pikemalt. Aga nüüd siis selline uuendtoidu mõiste on tulnud viimastel aastatel. Ehk siis taimed, mida tavaliselt ei peeta nii-öelda söödava iseloomuga taimedeks. Et siis need sinna alla lähevad uuendtoidud. Ja näiteks pildi peal ka on tulbid, et mitte kunagi varem ilmselt ei ole keegi mõelnud, et et ma võiksin tulbikroonlehti näiteks süüa. Et see on täiesti tehtav. Kuidas neid süüa? Eelkõige värskelt, sest et siis on neist kõige rohkem tervisele kasulikke aineid. Aga kuna õied kaua ei säili, siis võiks neid kuidagi säilitada ja seda on võimalik nii erinevat moodi kuivatades teha, aga ka külmutatult, kas otse külmkappi panna või jääkuubiku sisse, aga ka kõiksugused vedelikus säilitamised, et kas siis on ta alkoholi sees või siirupi sees või tehagi õitest siirupit näiteks. Aga ka tahke ja see tahke tähendabki siin näiteks moosi. Et neid valikuid, kuidas neid õisi säilitada, on palju ja see maailm on hästi kirju. Õied ise võivad olla toiduks, näiteks päevaliiljaõis, üks päevaliilja, üks amps. Aga toidu osana näiteks tulpide puhul kroonlehed või siis osade taimede puhul hoopis näiteks tolmukad, et ongi konkreetselt mingisugune osa, mida sealt süüakse. Ja tihti, mida ma uutele õienosijatele soovitan, et need putkeosad, ehk siis need tagumised rohelised kõvad osad, et need võiks jätta siis pigem sinna kompostimaterjali. Ja toidulaual, et lisaks sellele, et nad pakuvad seda ilu, emotsiooni, nad on tervisele kasulikud. Teadusartiklite viited on ka olemas, et teadlased on teinud viimastel aastatel tugevat tööd ja leidnud, et eelkõige siis erinevad aminohapped ja antioksidantsed flavonoidid ehk rahvakeeli ained, mis annavad õitele värvi. Ehk siis mida värvilisem õis, seda tervislikum ta on. Ja need ained on ka organismile paremini omistatavad, mis tulevad taimedest. Ja vitamiinide poolest eeskätt siis ikkagi tuuakse välja seda C-vitamiini, ehk siis seda, mis meie immuunsust tugevdab ja tervisele kasulik on. Ja dieettoiduna samamoodi õied väga toredad ja head asjad, vähe kaloreid, aga piisavalt palju valku ja kiudaineid, mis hoiavad siis seda kõhtu täis. Ja iseloomustamaks minu eelmist juttu, et siin ongi teadusartiklitest 2 pilti, 2 viidet, et kuidas teadlased on leidnud, et ka erinevad siis need õieosad pakuvad siis erinevaid tervisele kasulikke aineid. Et siin ongi välja toodud, et kuidas siis kroonlehed, tolmukad ja emakas pakuvad erinevaid aineid, et olgu siis nad kas suhkrud, proteiinid või siis flavonoidid ja muud sellised asjad. Ja nüüd juba konkreetsemaks, ehk siis juba hakkame sinna õite poole jõudma. See on siis selline hästi lihtsustatud kokkuvõte toidu- ja maitsetaimedest, et praktiliselt enamus, väga vähesed kultuurid, mille õied on siis nii-öelda ühekordselt tarvitatavad, eriti toidu- ja maitsetaimede puhul, et ikkagi seal väga suur kogus õisi on täpselt samamoodi söödavad, kui näiteks on nende lehed või juurikad või siis varred. Samamoodi ravim- ja teetaimedest, et miks ma ütlen, et see tegelikult ei ole ka inimeste jaoks uus teema, sellepärast et pärnaieteed, kummeliteed vast alati joonud elus, eks ju. Et täpselt samamoodi võib siis neid värskeid õisi kasutada näiteks kookide kaunistamisel või muude toitude kaunistamisel. Ja siis see nii-öelda siis sinna uuendtoidu valdkonda läheb siis see ilutaimede teema. Ehk siis nii-öelda vanad ilutaimed, et kui ma ütlesin see 3000 aastat tagasi, siis ongi leitud, et vanas Kreekas, Roomas, Indias roose, lavendleid on kasutatud, kirsiõied, peiulilled, et nendega on siis kokku puudutud. Ja nii-öelda uute toitude puhul, et millest on ka viimased teadusartiklid, näiteks vana hea rukkilill,
päevaliilja, fuksia, mida väga palju toitlustuses kasutatakse, aga ka begooniad. Konkreetsed kultuurid, et selleks, et tekitada lihtsalt teis nagu sellist kerget maitsemeelt, et oleks nagu seda inspiratsiooni tuleviku mõttes, siis selline kerge, kiire ülevaade. Et need on siis ka nüüd teadusartiklitest leitud viited vana kultuuridele, et just, et mis ma rääkisin, Vana-Kreeka, Vana-Rooma, roosid, kannikesed, kummelid, saialill, lavendel ja Araabia, Pärsia riikidest, eks ju, sadu aastaid, tuhandeid aastaid tagasi täpselt samamoodi on see roos, aga on ka näiteks siis safran krookus ehk siis sügisel õitsev krookus. Vanast Indiast, Hiinast täpselt samamoodi see tageetiaseneides, hibiskus, roosipisk, aga ka hapuhibisk, lootoseõis, krüsanteemid, ehk siis krüsanteemid on olnud juba sajandeid inimese toidulaual ja kasutusel nii põletiku alandamise mõttes kui ka ilu eesmärgil. Euroopas, et ei ole ju Euroopas ka see uus teema, et tegelikult kloostriaedades on kasutatud ravimtaimi, on aga kasutatud siis ka neid õisi muudel eesmärkidel. Ja ilmselt siin see põhiline, mida välja tuua, eks ju, see nurmenukk, aga ka pärna ja kurgirohuõied, aga muidugi ka siis leedriõied. Ja Ameerika indiaani kultuurid on kasutanud siilkübarat ja hästi toredaks näiteks, et just indiaani kultuurides on kasutatud võilille ja lisaks siis nii võilille juurele kui lehele ka tema õit. Et siin võib-olla Eestis selline võilille moosi tegemine on olnud populaarne võib-olla 20 aastat, aga indiaani kultuurid on siis seda sajandeid kasutanud. Ja toredaks näiteks siis juka ehk tääkliilja ja agaaviõisi on siis indiaanlased söönud täielikult seda suurt õit, et ta on väga hea ja magusa maitsega, et kellelgi kunagi halb läheb õitsema, siis soovitan üks parimaid. Et meil on nad siis toataimed, aga nendel on siis nad sellised söödava iseloomuga taimed. Ja isu tekitamiseks jälle terve hunnik teadusartiklitest pärit taime nimesid ladina keeles. Ja just sellepärast ladina keeles, et ma ikkagi põhinen väga palju teadusel. Et ma ei aja udujuttu, et selline nõiateema mind kindlasti vaelub mingil määral, aga isiklikul määral, aga see, mida inimestele ma räägin, on ikkagi teaduslikult tõestatud, et ei tekiks pärast probleeme. Aga ma arvan, et mida ma tahaksin sellest nimekirjast välja tuua, mis on siis ka kogukonnaaedades, linnahaljastuses kõige rohkem kasutatud, rukkilill, saialill, erinevad salveid, kõiksugused siis maitsetaimed, et kui münt ja basiilik lähevad õitsema, ära kasutada neid õisi, begooniad, pelargonid, et siin see aasta sain näiteks pelargonidest moosi, oli päris vahva. Aga miks mitte näiteks lõhnav lillhernes, väga tore taim ja päris hea maitsega. Ja ma arvan, et üks selline nüüd populaarseimaid on siis suur mungalill, mida ikkagi kasutatakse ja kasvatatakse. Ja jälle seda isu tekitamist, seda maitse tekitamist, ehk siis natukene emotsiooni nende toitude poolest. Et jälle sellised pildid, mille tegemiseks selles mõttes ei läinud palju vaeva, et need on lihtsad. Siin on näiteks muffin mu enda lapse käega, sest et ta ise sõi need ära pärast kõik sealt. Et muffinid või sushit või lihtsalt selliseid väikseid ampsukesi saab neid jookides ära kasutada, külmades, soojades jookides, aga sai ka tehtud selline nii-öelda natuke nagu pulmade selliste magusapoolset inspiratsiooni pakkuv lauakene, kus on siis pavlovad erinevate õitega ära kaunistatud. Ja see slaid iseloomustab seda, et söödavate õite teema ei pea olema keeruline. See ei pea olema selline teema, mis tekitaks kuidagi pinget, vastupidi. Siin on näiteks õitsev rukola, õitsev redis, õitsev porgand. Selleks, et olla ka jätkusuutlik õitemaailmas, et ei pea spetsiaalselt hakkama nüüd kasvatama mingisugust kultuuri,
lase lihtsalt rukola itsema ja saad maitsvaid rukolaiisi. Täpselt samamoodi redisega. Mitte miski ei lähe kaotsi, mitte miski ei lähe raisku redise puhul. Aga ka siis klassikalistest ilutaimedest on meil siin pojeng, laugud, floksid. Kõik väga maitsvad ja väga eriilmeliste maitsetega kultuurid. Minu poolt on aitäh ja ma soovin teile kõigile head aega, head aeda ja põnevaid öisi. Aitäh teile!